läheme siis oma Austraalia tõelu kõige esimesele öövahetusele praegult. Ja kell on 11:30. Kell 12 hakkab meil siis see töö. Ja õues on praegu 31 kraadi. Ja me tulime toast välja ja nagu unreal, aga ülimõnus. Ja ma mõtlesin, et ma võtan kaasa või no üritan näidata nii palju kui võimalik on öösel näidata. Aga tänane plaan on siis selline, et me mõlemad sõidame chaser-pinnidega ja muidu lõppude lõpuks randa läheb ikkagi harvesteri peale, aga kuna harvesteri juht peab neid pinnijuhte natukene siin, et juhendama ja suunama, siis lihtsalt ma arvan, et sellepärast, et randa aimu siis saaks, kuidas see suhtlus välja näeb, siis ta saab vähemalt väikse nagu proovipäevana, ütleme siis nii. Ja mis on tunded, Nato? Kuidas magasid? Tipp-tapp, jälle hullu murgu. Ta on tagasihoidlik, ta magas ülimalt hästi. Ka jälle hambad taeva poole laiali on ju, küünarnukiga mulle jälle näkku täiega on ju. Ei, tal oli väga chill. Ja me alguses veits põdesime küll, kas me saame jääda nagu mingi, me jäime vist äkki mingi 6:30 magama. Okei. Kõik oli väga saie piis. Nii et sõidame 13 minutit tööle ja siis vaatame, mis teema on. Mis teema on. Vaatame üksi känguru meile teele juba, aga jah. Vaatame, mis emotsioonid on peale seda, me peaksime lõpetama hommikul põhimõtteliselt mingi 8:39, midagi sukest vist. Nii et wish us luck, let's fucking do it! Operatsioon Grapes. Vaatame, kuidas me oma pinnidega hakkama saame. Inimese kõrval on nad ikka päris suured tegelikult, kõrgemad kui harvester, nii et oh my god, liiga palju masinaid. Ma olen hirmu. No randa trakatsi tuled ei töötanud, seega me oleme praegu kahekesi. Näitan veits nagu behind the scenes'i. Jumala hea, et me kahekesi sellest, et mina fucking kordan. No ma kahekesi mõtlen välja. Nii et me lihtsalt on äkki jopo. Jürgen Möösjaka. Jaakon Joli, Sikran Joli, Aida. 5 pinja. 10.7. See on nii scary. Ühesõnaga, seal on üks harvester. Seal on üks oi, telefoni kaamera. Meid on kokku 4 ja meie ei ole enda me pole veel liikuma saanud. Me oleme mingi 15 meetrit tegi. Jah. Nii et aga see on väga ma tegelikult tahtsin näidata teile, kuidas sealt nagu peeglist on näha, kuidas need viinavarad kukuvad, aga ma ei tea, miks me praegult peatume. Aga või seal harvesteri juhil on mingi oma mõte. See pind täis saama, sest kuhi on näha. Nii et vaatame, kuidas see rekka juures laadimine läheb siis. Möll käib. Meie aga lähme tüüendama. 2 rida ja ongi pind täis, noh. No, need taimed on nüüd siis siin korjatud. Rapitud. Lehed on maas. Aga kui ta nüüd näitab, ja seda rida ta teeb praegult, nii et kui vahest on aru saada, siis ja näha, need on nagu juice'id ja need on nagu tuhmid. Nii et rappmašiin. Kuidas siis praegult on? Ma ei tea, mul veits on unina. On? Natukene. Aga muidu ei ole raske. Ma siin praegu õpin, et mida see harvesteri juht nagu mida ta siin õpetab. Ega väga raske ei ole, lihtsalt ütleb, kes kiiremini aeglasemalt, et saaksid sellele kärule pihta. Ma ise natuke ka vaatan, aga ma arvan, et ma väga palju siin vaadates, et tuleb kaela haigeks. Jah.
ma sain ka teha ühe väikse 2,5 rida ja vaata ikka, et see on stressful. Nii et ma ei tea. Nii et need on meie emotsioonid praegu, et Rado on uni ja ma olen stressis. Nice. Sorry, siin on suht raske hoida steady hand'i, aga kohe lähme tühjendame selle pinni ära jälle. Põmst jah. Ei. See ei ole vein, aga viinamarja vahel. Nii, Rando sai ka enda pinni kätte nüüd lõpuks. Aga selja tagant on see siis selline ja mina olen neil siis sabas. Kui Rando pinn täis saab, siis Rando läheb otse selle rekka juurde ja mina lähen siis tema asemele. Jah, nagu tagantpoolt on näha natuke, kuidas see harvester töötab ka. Ja jah, siuke põks on, 3 kilta tunnis, ei midagi pingelist ikkagi. Et ma juba käisin nüüd iseseisvalt. Ma käisin iseseisvalt nüüd seda rekat laadimas. Ja täiesti üksinda. Aga see oli teine kord vist. Jah, teine kord. Ja ma olen nagu vana asju juba, nii et if boys can do it, girls can too. Üks asi veel, kuidas me siin põllu peal leiame üles enda harvesteri, on selle tulukese järgi seal üleval. Meie omal on oranž tuluke, osadel on sinine, ühel on punane ja siis ühel vist on roheline. Nii et siis selle järgi on natuke lihtsam, sest et jah, meid on siin päris palju ikkagi täna juba. Lihtsalt näitan teile, kui suur see tegelikult on. Rando on seal üleval. Siuke. Ja need oleme siin meie oma käuladega. Ja siis ma loodan, et siit mingit jama mulle peale ei lenda, aga ühesõnaga. Siit on nii hästi näha. Ta sõidab sinna viinamarja puu, aga tuleb siit. Ja siis need räigelt raputavad. Ja siis ma ei tea, kus need ühesõnaga kastid, mis jooksevad nagu algub viinamarja sisse ja siis jooksevad nüüd üles. Ta saab sinna üles ka veel koguda ja siis sealt lindi pealt läheb meile sinna põmm. Harvesteri juht ütles, et meie mõlemad, et me oleme very great. No, haigutanud olen küll paar korda juba, aga that's the reality of driving a tractor. Sul ei ole mingit stabilisatsiooni. Kuna mu traktor on praegu hõivatud, siis ma näitan teile, millised varahommikused vaated meil siin on. Traktori mürina saatel. Päike ka juba tõusnud. Ja meil on mingi tunnike veel. Kui nad saavad muidugi need välja. Minu traktor on see, mina pole midagi pahandust teinud. Selle venna kuidagi juhtus. Väga on lahku. Spetsialistid. Tuleb. Oh my god. Väga lappas. Aga juhtub ka nii, noh. Mis teha? No nii. Põhimõtteliselt. Emotsioonid. On ägedad, noh. Kell on 8:30 hommikul. Meie shift on ended. Ja järgmine night shift hakkab täna õhtul kell 10. Jep. Eks me... Ei ole midagi hullu. Täna tegime 8 tundi selles suhtes. No kella 5 aega oli veits siuke nagu veits nagu. Kella 5 paik oli nagu veits selline, et natuke oli siuke veits uni silmas ja värki, aga kohe kui päike tuli 6:30.
siis oli näinud. Nojah. Me pääsisime sellest, me ei pea neid masinaid relocate, me ei pea midagi tegema, see võiks koju minna. Me ei lähe koju. Aga jah. Juuksed lahti. Tolmune. Yummi. Näete, nupsikud juba ootavad meid. Nad on nii õnnelikud, noh. Aga me peame enda seda auto rego ühesõna. Peame enda auto rego uuendama minema. Ja siis me täna õhtul siis meie uus vahetus, ammu just juba tegelikult seda mainisin ka, kell 10 lähme suurste tööl õhtul ja ma ei tea ka, mis veel. Nagu ma pärast panin intervjuurin Randoka eraldi, aga tegelikult ei ole nagu mitte midagi hullu. Kõige keerulisem on lihtsalt see, et sa nagu saaksid selle, et sa oleksid selle masinaga sünkroonis, et nagu Harvester saab ise oma seda nagu linti nagu liigutada vasakule paremale ja üles ja alla, aga ta ei saa seda pikendada nii-öelda siis. Ehk siis nagu, ja mul oligi näiteks need, et nagu te nägite, siis jäi ühe poisi traktor kinni, ja siis kutsuti mind, et minu traktorit kasutada, et välja tõmmata see traktor. Ja siis ma läksin nagu tagasi enda selle Harvesteri juurde ja siis aga tal oli juba mingi teine inimene pandud sinna juurde. Ja siis ma pidin teise Harvesteri juurde, teise juhi juurde. Ja see oli täis mähis. See vend lihtsalt kord ta kiirustas, kord ta ei kiirustanud. Ja siis selle teise Harvesteri juhiga nagu oligi see, et mul oli oma selle vennaga jumala nagu timm juba. Aga selle teise vennaga oli nagu nii lappes, et seal paar viinamarika läks veits maha. Aga noh, pole hullu. Ja Rando emotsioonid siis juba järgmises klipis lähemalt, täpsemalt. Maimp saats meile pakki. Palun. See oli Rando erisoovid on need siin. Siis on üks. Sa said 2 pakki, ma saan 4. No, aga mul on rohkem kaalu. Seda küll. Ja mu sandaalid. Ja see on meie saak. Mis tunne on, mis emotsioonid on? Tahan maitsta kohe seda Eesti asja. Davai. Sul on 150 korda 4 on 600. Mul on siin 420, 420, 840 grammi. Ma lubasin intervjueerida sind tegelikult. Mis emotsioonid on siis esiteks öövahetus, teiseks esimene kogemus täna siis Harvestil ja kolmandaks sõit pinniga. Nii, esiteks öövahetus. No eks esimene päev võib-olla on natukene raskem, aga täna me juba nagu harjume veits paremini vaata selle öörütmiga. Ma arvan, et see ei ole hullu. Siis Harvestiga. Ei, selles mõttes nagu minu meelest on põnevam. Nagu muidu me panime lihtsalt nagu oma ette kuskil seal vaata, aga nüüd on nagu rahvast rohkem ja nagu juhtub rohkem. Ja Koostöö juhtub ka, jah. Ja siis kolmas pinniga või. Sellega peab munnid või tähendab... Sellega pole midagi rasket. Sellega oli täitsa nagu... No meil kõige parem oli see, et keegi otseselt ei õpetanud. Nad lihtsalt ütlesid, et need 2 kangi teevad seda. Ja siis me... Õnneks me saime Johannaga 2 nagu alguses olla ühes traktoris, sest minu traktoril tuled ja töötab öösel on vaja. See oli see esmane pänik, me kogesime selle koos. Eks me saame aru, et polegi pänikut vaja. Jah, et tegelikult on jumal chill. Ega midagi rasket ei olnudki nagu. Eriti kui sa selle oma Harvesteri juhiga ära harjusid veel. Jep. Nii et... Chill. Mis annab kogemusele hindaks? 10 pärast teemise? Jah. 8? Et nagu see saab rohkem skoori kui Jaama Blowhall, jah? Normaalne. Meeldiv koostöö. Meeldiv koostöö, jah. Need olid siis Rando
ausad emotsioonid. Jep. 80-st you heard it straight from his own Straight from small the man. mouth. Ah? Straight from the man. Jep. Vaatame, kuidas edaspidi siis. Ma arvan, et ainult üles mägema. No davai mees, let's do it. See ei ole nii lihtne, kui ma arvasin. Nii lõpuks see öövahetus sai läbi. Seal lähevad uued vennad peale. Meil oli väga palju filmi taga. Vaadake seda päikest. Ja teisel pool on kuu. Läks. Õues on õhk on mega soe, mõnus. On ju? Jaa. Aga mingi hais on sinna. See oled sina? Ei ole, noh. Paneme hüpsi või? Ei. Okei. Ja näete, seal on päike. No nii. Operatsioon Opp on siin. Ja me üritame lihtsalt natuke randost kaugemal rääkida, sest et muidu rando lihtsalt rikub vlogi ära oma ropendamisega. Päike loojub. Tegelikult jumala mõnus ju. Täna me magasime. Mis me jäime mingi põhjus kell 6 vist magama kohe või? 7 ja ärkasime mingi 4, nii et me oleme väga välja puhanud ja võiks lausa 12-tunnise vahetusi teha. Rando tänane travel companion. Ja nii, me tulime tähistama oma, no sööki veel pole, aga me tulime tähistama oma esimest edukat öövahetuse nädalat. Ja. Vaata siia. Ei, kus kaamera on siin? Vaata 3 kaamera keskele. Nii, ühesõnaga. Ma lubasin tegelikult teha kokkuvõtte. Kuidas siis oli? Ei olnud väga hull. Ma arvasin, no tegelikult ikka käis veits nagu, kui ma hommiku poole jõudma kell, siis tuli ikka veits uni ka, aga mul oli iga päev 2 Red Bulli kaasas, aga pluss see on ka veel kehv, et vetsusid seal väga nagu enamasti ei ole, vaata, või no isegi kui on, siis on see, et sa pead nagu, sa kogu aeg ametis selles mõttes, sul ei ole nii palju aega seal, et minna nagu kuskile vetsu või midagi, et siis pead natukene mõtlema ka, et kui häda tuleb püksi lasta või mähkud jalga panna enne peale midagi. Aga muidu? Ei, mulle meeldis, noh. Rohkem palka. Väga Mis pinniga oli? lebo. Kaela malus ainult. Sest et noh, seal on kõik, ta ütleb sulle, et 4,5 kilomeetrit tunnis, aga kui sa paned 4,5 kilomeetrit tunnis, siis see ei ole täpselt sama, mis tal. Nii et sa pead ikkagist nagu, ja kui sa sõidad mingi 200 meetrit on võib-olla põlluots, siis selle aja peale sa mängid ikkagist juba rolli, nii et siis ma olin kogu aeg niimoodi, et vaatasin taha kaela õieli ja siis kogu aeg kinnisin seda gaasiga. Õhtu lõpuks mõne hommikuks, siis tööpäeva lõpuks, töövahetuse lõpuks oli kael väsinud ka ikka veits. Aga niimoodi praegu ei ole midagi viga õnneks. Ainult siis hakkab tundma andma, kui jälle oled selles samas kohas tagasi. Aga ma loodan, et ma saan esmaspäevast arvesteri peale, siis ma ei pea taha vaatama. Aga noh. See vend loodab. Eks Johanna paneb, näete niikuinii varsti. Kui see video kokku pandud on, siis tuleb mingi koha peale seda klippi. Tuleb see, et ma ei saagi. Vaatame, eks ma arvan, et see ikka seda, aga ma ei tea, kas järgmine nädal kohe. Oleneb, vaatame. Loodame. Aga jah. Veel midagi kommenteerida? Kõht on tühi. Kohe saad. Rando tingimusel, et me tuleme täna pitsat sööma. Ma tahtsin jah mingit nagu seda Itaalia pitsat, mida me siin saame ka vaata. Ma ei tahtnud lihtsalt mingit seda pizza hati või mingit siukest nagu kiirtoidu kohta. Päris pitsat. Mis nüüd annaks siis sulle selle peale see? Ja mis sa joogiks võtsid? Vana jään. Mina võtsin endale limoncello spritsi ja nagu ikka, see on mega kange.
ehk siis kui ma siin järgmine video töö juures, kui ma olen töö juures mähin, siis ma võib-olla olen veel mälus. Ei, praegu peaks olema nii, et täna on reede õhtu, homme meil on vaba ja siis ülehomme öösel, ülehomme õhtul läheme tööle. Pühapäeva vastu esmaspäev. Nii et jäägem siis ootama. Aga ei, chill on. Me saame vähemalt olla nagu, see on positiivne, et me oleme mõlema Johannaga nagu ühele harvestajale sõidame nagu järgi vaata. Et No räägi, mis see harvesteri juhtuna rääkis? Harvesteri juht. Esimene päev, kui ma koos töötasime, siis me küsisime lõunapaikudelt, et kui me tegime lõunad seal, et kuidas me hakkama saame, vaata, siis ta ütles, et et on kehvemaid näinud. Ja siis nüüd eile, kui meil nädal läbi sai, me olime temaga 3 päeva teinud, siis sina küsisid vist on ja siis ta ütles Johannale, et ei, te olete really good, ehk siis väga head. Ja ta küsis mult, et kuidas on, meil oli vahetus, siis me võtsime see põllu juures, siis ta küsis, et kuidas on, siis ma ütlesin, et normaalne, et nüüd ma hakkan ära harjuma, mul oli veits probleeme, Rando on ikka nagu asjaga. Ja siis ta ütles, et ei, sa oled väga hea vaata, et te olete mõlemad väga head, et te olete kiired õppijad ja värki, siis ma ütlesin, et see on eestlaste värkis. Pole probleemi. Kõik jah. See nagu. Õhtune Griffith, vaadake. Nii mõnus vibe. Kes veel ei ole näinud Aussi raha, siis mängisin just Kasinni ja me panime soti sisse, ma tõmbasin 145 välja sealt, nii et mõtlesin, ma näitan teile 50-ne. Tulid pappi laiaks teema. Jaa! No nii. Lähen ujuma. Palju täna distants tuleb siis? 7 ja ühele poole 7 tagasi. Davai, noh. Näita skilli. Paneb peakat või? Ärge pange tähele, meil on siin see. On jah? Mõnus jah? No nii, vaatame, kas tuleb läbi või ei tule. Davai. Peaks selle kast välja võtma, kui sa... Mis asja? Mulle meeldib üks takistus. Olgu. Nagu hüljas, noh. Eesti hall hüljas. Noh, kuidas on? Ma ei tea, nagu mingi vesi vist siin tuli. Aga muidu norm. Jah. Midagi pärast tuligi. Polnud piisavalt paakumis. Aga davai, ma tulen ka, mul hakkab juba palav. Pingutame. Davai. Seal on mega umbes. Ja me tulime lihtsalt kõhku saama siia. Randa kannab minu kotti. Rando sai täna harvesteriga sõita. 2 rida. 2 rida. Sain harjutada natukene. Ütleme niimoodi, et see on veits raskem kui traktoriga ikka. Sa pead nagu... Sul on küll seal üks sükene nagu marker või see, mis näitab nagu, et kas sa oled keskel või sa oled ühele poole kaldu, vaata. Aga no selle järgi oli suht raske ikkagist võtta ja siis see, kes mind õpetas, ütles, et vaata lihtsalt nagu, kus mingi moment, kui sa oled nagu perfektselt keskel, vaata enam-vähem, kuidas sa reaga paikned, vaata. Ma hakkasin niimoodi jälgima, siis ma olin jumala ilusti. Aga lihtsalt seal on nii palju nuppe, nagu seal on üks sükene nagu kang, millega sa nagu siis edasi ja tagasi liigutad seda masinat. Aga seal peal on nii palju nuppe, et mul oleks paar nuppu sassi, aga
aga ma arvan, et see ei ole hullu. No äkki teeme 2 rida veel niimoodi, et sa oled harvesteri peal ja ma olen käulaga ja siis kui pind täis saab, siis lähed sinna kõrvale. Never, Praegu on jälle hea hetk teha lihtsalt. Küll. Mis mekib? Jumala hea, Johannal tulid meelde või leidis või kus see... Meilt tuli meelde. Tuli meelde üks hea raplisüke retsett. See on lihtne. Ta on rohkem nagu lavash juba. Aga lihtsalt märkaks, et tükideks lõhkama. Nojah, aga rohkem emotsiooni ei olegi, jah? Ja Naruto ütles, kui ta oleks tegelikult homme roolis, ta oleks nervous. Praegu ma selle traktoriga ma sõidan Ladnalt, vaata. Okei. Aga jah, kui oleks nagu... Kui nüüd ütleks mulle, et sina homme nüüd terve õhtu, kui terve öö sõidad selle kuradi ma harvesteriga, siis täna õhtul ma oleksin veits nagu, või täna, kui me töö läbi saab, kuni homseni ma oleksin veits nagu närvis. No, davai. Meil on täna megatuuline ka tegelikult. Jaa, külm ja tuuline, meil on pikad püksid. 14 kraadi sooja. Eelmine nädal oli samal ajal mingi napid 30. Aga jah, see on no joke, see väga suur temperatuuride erinevus on ka siin. Aga vähemalt meil ei ole miinuses. Me üritame nagu positiivselt ikkagi olla. Ja meil on pool tööpäeva tehtud ja me oleme rohkem teinud tööd, kui ma ei tea. Algus meil läks väga libedalt. Aga siis oligi need rekkaid ei jõudnud siia tagasi õigeks ajaks, siis me pidime neid ootama. Nüüd ongi lihtsalt mingi, ma ei tea, passime jälle. Jah, Randa käis püsima trakats veits. Siis ma ütlesin sellele ülemusele ka, et I'm determined not to hit any posts. Nad seal kuskil nendes reaotistasin posti maha sõita. A sõitsid või? Ei. Seal on kaamera, näitab sul nagu... Kaamerina on ka seal. Seal oli vist 3 tükki praegu ekraanil, aga üks näitab seal pealt, on ju. Et sa siis näed, ma ei tea täpselt mida on ja ma ei ole veel jälle uurinud seda, ma ei saanud aru ka jutust. Ja siis 2 tükki näitavad, üks näitab nagu sinna ette, kus kombaini ette ja teine näitab kombaini taha, et ongi, et millal sa oled nagu reast väljas, vaata, millal sa võid keerama hakata. Jah. Ja siis mõtlesin, et näitan anda emotsioone peale harvesteriga sõitmist. 2 rida vilja tagada. Tehtud. Ei, aga jah. Ei, mingi tuumateadus ei ole, vähemalt minu jaoks. Okei. Ega sa ei mõistaks tuumateadust? Jah, ma räägin, kui ma peaks homne päev sellega sõitma hakkama, ma saaks hakkama, ma läheks vaikselt. Ma saaks hakkama, aga lihtsalt ma nagu kogu aeg mõtleksin kõik asju. Praegu ma rahulikult siin tule kuulun muusikat ja... Ma tegin ka päris head tööd, on ju? Olid küll, jah. See nagu oligi. Sest et nagu me oleme muidu harjunud, et harvester paneb nagu ühe hooga kogu rea, vaata. Aga ma jäin vahepeal seal, võtsin hoogu maha ja vahepeal jäin üldse seisma korraks ja Johanna oli nagu kogu aeg otsa selle käruga selle kuradi ma... Käpa all, noh. Need jah, tiimikaaslased ka ikkagi loevad, noh. Ma ei hakka siin ennast väga üles haipima, aga ma olen päris hea ikka, noh. Okei, selle noodi me lõpetame, vaatame, kuidas meil üle 4 tundi läheb. Davai siis. Tšau. Siit üles. Oota, võtta see. Väga scary. Ma ei julgeks kunagi. Tahad istuda? Ei istu ise. Ma olen lihtsalt bystander. Põhimõtteliselt ongi, sul on siin see. Kui sul tõmbata siia poole lükkad edasi, siis hakkab liikuma. Näe, liigub. Ära liiguta, palun. Siis nendest liigutad seda. Keerad. Siin on nagu, noh, nii palju siin on nuppe, kus siis peab ka veel mingeid asju tegema. Mitte midagi niikuinii pole kuulda vahepoole, aga kui nad räägivad, siis...
leave it until the morning. I don't want to deal with it. Hello, Rick. see on see kong siis. Alright, Rachel and Linda. kõik asjad ja Road's going to be marked orange. Seal on ka Sella veinikas. kuhu me saadame need viinamarjad. Ja seal on meie, no hetke veel meie mõlema pillid. Varsti ainult mina, võib-olla. Nüüd on sellega, on ju? Okei, nüüd on küll logout, on ju? Muidu on vahele ka veel ja siis. Okei, davai. Adios! Ja ma ei ole tegelikult eest näidanud seda harvesteri. Aga põhimõtteliselt jah. Siit lähevad need taimed sisse. jah, siis need valged, mis seal need ribid nagu on, need loksutavad seda ja siis sõidu ajal Tee uuesti käega. loksutavad, Niimoodi. loksutavad ja siis all on väiksed nagu, kuidas sa ütled nende kohta, väiksed korvikesed. Jah. Siuksed. Ja põhimõtteliselt need korvikesed liiguvad alati sama kiiresti kui harvester, vaata. Nii et kui ta ümber selle puu läheb, siis nagu ta on lihtsalt seal puu ümber, ta ei tiri ega midagi, vaata. Ja siis nad tulevad, need lähevad sealt tagant, lähevad ülesse, siis nad kukuvad sinna sisse. Jah. Ja siis siin vahepeal on veel mingisugused ventilaatorid või uliputid puhuvad seda lehti ja mingid sellist muud sisse ära, mis nagu ei ole viinamari. Jah, ja veinikas annab tagasiside ka, et kui on vaja seda juurde keerata või mitte. Oota, seisa korra siin ees, siis ma saan lihtsalt teha mingi videoga. Kuidas? Kui väike randod selle harvesteri kõrval. Harvesteri katus on siis seal üleval. Väga? No nii, natuke näitan siis põhimõtteliselt ühte autosse läheb 4 pinni. Keskuselt. Kui manager unustab, siis läheb kui manager unustab, siis läheb ka 5, aga kui pannakse liiga palju, seal natuke on näha. Kui pannakse liiga palju, siis saab trahvi selle eest ja need trahvid ei ole väiksed. Nii et just see, kes see praegu just kalutas, oligi Rando. Aga kuna mina olen need selles rivis 5, siis mina ei saa praegu, aga kell on 5, 10 minuti pärast ja meil on kella 6-ni tööpäev, nii et viimased tund aega. Ja siis lähme võtame jääkohvi, kiired kõned emadele ja mingi kell 8 hommikul planeerime siis magama jääda lõplikult. Vot.